Tere! Nõndaks, me oleme minu Tartu kodus, kus ma veedan siis oma vabad hetked, peamiselt ka suvepuhkuse ja siia ma olen koondanud mingisuguse koguse endale vajalikest raamatutest. Paljud on mu Tallinna kodus, osad ka teatris ja sellepärast on see pilt üsna eklektiline. Aga kui siin vaadata, mida mul siin raamaturiiulis leidub, siis kindlasti võiks välja tuua mõned Jan Kausi teosed, kes meil näiteks praegu Nukuteatris valmistab koos lavastaja Sander Pukiga ette Jack Londoni Martin Edenit. Siis on alati hea lugeda Rein Raua teoseid, kelle loomingust praegu viimastel aastatel on meie teatris olnud tema dramatiseeringud Väike prints ja Tõrksa taltsutus, aga mis mulle praeguses kontekstis nagu väga meeldib endale on Ladina-Ameerika kirjanikud ja maagiline realism, et võtame siit kohe Marquesi 100 aastat üksildust, mis on vägagi päevakohane, siis Marquesi kõrval siin Isabella Allende, üks ainsamaid naismaagilisi realiste, toon väga lahe ja siis ma vaatan kohe, muidugi, mul ei ole siin praegu nüüd Maarja Vargas Llosa teosid rohkem kui see üks Kutsikad, aga tema on ka selle koolkonna väga vahva esindaja. No siin on igasugused teatri asju ja muid vajalikke, aga mida ma tahtsin nüüd tegelikult näidata või rääkida on hoopis üks see asi, et kuidas ma üldse lapsena jõudsin selle juurde, et mind huvitas lugemine ja sellepärast ma tahan näidata ühte teost. Selle jaoks on aga vaja ületada teatavad takistused. Siin on mul nüüd siis raamatud, kuhu ei pääse väga hästi ligi, sest siin vahel on koristik ja üks koer ja Vinski. Ja. Aga et siin ligi pääseda, selleks on vaja kasutada sellist insenertehnilist lahendust, mida ma olen ise välja mõelnud. Ehk siis keerame siit võtmest lahti purde, vabastame selle, ehitame silla üle koristiku ja nüüd tuleb läbida see tõke ja vaadata, mis siis siin on. Nõndaks, millest siin alustada? Siin on muidugi üks meie Hellelaasi raamat ja see on Hellelaasi kingitus, selle nuku nimi on Loll Ivan. Siin on üks Rosita Raua kingitus mulle ühel esietendusel. Aga et siit ma tahtsingi näidata mõningaid lasteraamatuid. No vana kuld, tervitus kõikidele Peepudele, Peepe sõnad, muidugi Sipsik. Aga see, millest ma rääkida tahtsin, mis mulle lapsepõlves nagu väga meeldis, oli Priidu ja Pontu. Minul oli see raamat nagu ühes teises trükis, selline oranž raamat ja niipidi formaadis. Aga et mis mulle ta meeldis, kuna ma praegu teen lavastust tagurpidi Priit Pärna koomiksiainetel, siis mul need koomiksid väga meeldisid sel ajal. Ja neid nagu väga palju ei olnud, lisaks Priit Pärna paaril asjal oli just see Priidu ja Pontu. Ja selle peal niimoodi, et kui ma elasin Raplamaal, siis toonases Rapla rajoonis Valtu kolhoosis, ja meil oli Kaerepere Alevik ja seal oli raamatukogu ja see raamat oli seal olemas, aga see oli defitsiit. Selles mõttes, et järjekorrad olid nagu väga pikad, sinna ei pääsenud ligi, et seda kätte saada, tuli oodata ja ükskord ma selle lõpuks sain kätte. Ma olin siis mingisugune esimese klassi poiss ja kui ma selle raamatu siis lõpuks kätte sain, mul oli jube hea meel. Ma läksin raamatukogust välja, hakkasin kohe lugema. Raamatukogust eemal kuskil 150 meetrit on keset Alevikku purskkaev. Kui ma olin jõudnud sinna purskkaevuni, siis selle aja peale mul oli see raamat läbi loetud. Ja ma olin nagu nii elevil sellest, et ma viisin selle raamatu kohe raamatukogusse tagasi, andsin üle, järgmised lapsed said seda lugema hakata, ma läksin raamatukogust välja ja siis alles sain aru, et loll.
Leino on loll. Sellepärast, et ma oleksin võinud seda raamatut, mida ma nii kaua ootasin, hoida enda käes 2 või 3 nädalat, lugeda seda iga päev ja vaadata. Aga ma lihtsalt oma õhinas põlesin läbi, vaatasin selle ära ja viisin tagasi. Nõnda see läks, aga nüüd on vahva selle juurde jälle tagasi tulla. Praegu siis kõik. Aitäh!